Just panid kella käima, jah? Kena. Nii, tere tulemast Green Roomi, siis Rainer Lõhmust, Taavi Kotka. Kõigepealt aitäh teile lavale tulemast kogu siis korraldustiimi poolt. Ja meil käisid laval teiega läbi siis sellised tehisaru ja inimeseks olemise teemad ka samas, et kuidas seda, te ütlesite, et X on nagu hea keskkond, aga kuidas veel võiks seda sellist nii-öelda infovoogu omale paika panna niimoodi, et sa igapäevase mõistliku ajakuluga saaksid mingisuguse normaalse kvaliteetse info omale kätte sellest, mis toimub? Kumbal enne hea idee on, see võib vastata? Ma hakkan sealt samast pihta, et sama X ongi, et X on hästi lihtne, et milleks küsida kellegi poolt ümber kirjutatud teksti, kui sa saad kõige parematelt ekspertidelt otse nagu nende kommunikatsiooni, et näiteks, ma ei tea, teadlastelt või mis iganes, ja sa saad seda ise kombineerida siis, et see kõik on nagu tasuta, et selles mõttes nagu ja vahel on natuke võib-olla niisugused kokku pandud saite ka hea vaadata, aga kui sa sügavuti tahad minna, siis alati on nagu paremad need originaalalikad. Ma ütleks niimoodi, et X ilma häälestamata ei ole hea infoallikas. Okay. Siis sa oled osa magast, aga kui sa häälestad enda jaoks ära, et siis sa saad ikkagi väga kontsentreeritud pildi ja minu hommik algab sellega, et ma avan X-i. Aga kuidas seda X enda jaoks võiks häälestada? Loomulikult igal ühel oma huvid ja nii, aga kas on mõni selline üldreegel, kuidas seda enda jaoks oma huvid järgi häälestadki. Aga see ongi ja see on ilmselt kopeeritav, et mul on hea sõber Kaur Kender, et ütles, Rain, sa oled X-i konto teinud, et ma ütlesin jaa, et aga ma ei posti sinna mitte midagi, sest ei pole tähtis, et ma vaatangi, et mida sa vaatad, et see on lihtsalt kopeeritav, et huvitavaid ideid saada. Okei, väga hea, aitäh. Riski võtmine oli ka laval üks viimaseid teemasid. Kas teie meelest riski võtmisega, võtame siin samas Eestis ja võib-olla ka Euroopas, kas sellega pigem on mindud julgemaks või aremaks ja kuidas see meid mõjutanud on ja kuhu ja kuidas see nagu võiks edasi minna? Et selline riskijulgus, riski tunnetamine on olnud ka nagu kohati selline kuum teema teatud. Ma olen vanem inimene, et minu arust meil on järjest rohkem, oleme muutunud lasteaiaks, et ütleme igasuguseid reegleid, et jumala eest midagi ei teeks, et neid on niivõrd palju, et me täna lugesin isegi jällegi enne väljatulekut, vaatasin Eesti uudised üle, et see oli, ma ei mäleta, mingisugune ravim läks käsi müüki ja siis jällegi muretseti, aga see, kui apteeker ütleb, kuidas seda võtta, et see ei ole nii põhjalik, kui arst sulle räägiks, et sa ei saa kõik asju väga põhjalikult teha ja igal asjal on riskid, et mulle tundub, et ma just mõtlesin jälle niisugune lasteaia mentaliteet, et kõik peavad nööri otsas olema kinni seotud nööri külge ühtemoodi käima. No Euroopa on jätkuvalt selles moodis, et kõik on keelatud ja mõned on lubatud. USAs on teistpidi, et kõik on lubatud, välja arvatud mõned teemad, mis on keelatud. Ehk kui sul on päris uus idee, mis on ükses hallis alas, siis hetkel tundub, et okei, jätame aktsiad ja börsid kõrvale, et see on USAs päris karm, aga et USAs on ikkagi oma idee testimine lihtsam. Et pigem on see, et tee praegu ja siis, kui hakkab kellegile silma ja siis nii-öelda worry later, et muretsed pärast poole, et ikkagi uue idee katsetamine päris nullist on USAs lihtsam. See on natuke tegelikult, ma juba vanast ajast mäletan, natuke aega nagu kontinentaal-Euroopa versus Anglo-Ameerika õigussüsteem ka, et kus nagu ühest küljest on seadus, teisest küljest on kohtute tõlgendus ja kohtud alati on nagu paindlikumad. Okei. Ja lõpetuseks, et kui me rääksime sellest virtuaalmaailmast, et inimesed seda kasutavad hästi palju seal virtuaalmaailmas on, minul endal tekkis selline mõte, et kas selline tööturu konkurentsivõime või miks mitte üleüldine konkurentsivõime ja edukus inimestel, et kas see nihe võib toimuda, kui me võtame neid edukuse kriteeriumi nii-öelda, kas see nihe võib toimuda üha rohkem distsipliini, südikuse, püsivuse suunas, et kui on nii palju inimesi, kes tahavad suurt osa aega või lihtsalt valivad suurt osa aega veeta siis virtuaalmaailmas, kas siis äkki paraneb nende konkurentsivõime, kes võib-olla ta ei ole vaimse võimekuse poolest
väga kõrgel, ta on enam-vähem keskpärane, aga lihtsalt puhas selline südikus, järjepidevus ja sellega jõuab kaugemale, kui jõuab täna näiteks. Või? Siin on palju asju nüüd koos selles küsimuses, et... No ehk siis isiku omadused, mis edu võiks tuua 5 aasta pärast, 10 aasta pärast? Kui me vaatame olümpiavõitjad, siis enamik olümpiavõitjate edu taga on töökus, mitte see, et ta oli oma geenipagasilt kohe võitjaks sündinud. Minu arust on ka, et sul on nagu igal pool on nii spordis, äris kui poliitikas, sul on niisugune nagu champions mindset, et sa ei kaeba, sa võtad löögid ja kriimustused vastu, ajad ennast uuesti püsti, harjutad ja lähed uuesti. Et minu arust see on lihtsalt nagu, spordis on kõige lihtsam, et see on mingi niisugune championi mindset, et ega kõik suured sportlased on ka nagu harilikult läbi käinud kriisidest ja võib-olla me liiga vähe räägime, et see võiks olla, miks ta ei võiks olla, ma LHVs üritan rääkida, et meie eesmärk on saada, et täna me oleme nagu harrastusspordi selts, aga et mis oleks, kui me muutuks profitiimiks. Et profitiimis ei kannatata nagu niukest nagu üle aisa laskmist või ütleme, mitte üle aisa laskmist, aga isegi poolkõva panust. Et seal sa oled kas täie panusega või sa oled väljas. Ja ilmselt siis see, mis sa sealt vastu saad, on ka midagi muud. Ehk siis südikus, riskijulgus, natuke AI oskusi ja sellega võibki kuhugi juba täitsa jõuda. Lihtsalt töökusega jõuab ka väga kaugele, et ta kõiki pea riske võtma, et see on ka statistiliselt ära tõestatud, et riski julgeb võtta igast ühiskonnast kuskil 4,5% inimesi. Et kui sa mõtled oma klassivendade, klassiõdade peale, et kui mitmed neist said ettevõtjateks päris sellisteks, kes annavad paljudel inimestel tööd, tõenäoliselt üle 1-2 klassi kohta sul nime ei tule. Hästi, suur aitäh teile, see oli meie 5 minutit, kohtumiseni. Aitäh. Nägemist.